Tere tulemast Automobiili Curato kanalile. Olen Joonas ja tegelen autodest müügivideote tegemisega, aga kui vajate abi mõne auto müügi puhul, siis küsige julgelt, aitan hea meelega. Täna siis ongi meie ees üks müügis olev auto. Tegemist on 2023 aasta BMW i5 eDrive 40-ga. Mootoriks siis 250 kilovatine elektrimootor, mis pesitseb tagateljel ehk siis taguveoline auto. Käigukast nagu elektriautodel ikka on automaatne, kuigi tegelikult ei ole tegemist käigukastiga, aga see selleks. Ja läbisõitu on sellel autol tänaseks kogunenud natuke alla 35 000 kilomeetri, 34 900 ja mõned kilomeetrid peale. Aga lähmegi siis siit kohe ja vaatame auto üle. Esimese asjana toon siis välja, et tegelist on metallic värviga. Ametlik nimi on Sophisto Grau Metallic, ühesõnaga selline metallic hall värv, mis siis nii palju, kui ma olen aru saanud, ei ole tavavalikute seas, vaid on mingisugune erivarustuse valik. Siis järgmine asi, mis siit kohe ette jääb, on BMW Matrix LED tuled. Mida ma nende kohta oskan öelda on see, et ma tean, et nad on automaatsed, ise reguleerivad valgusvihtu, et ei paistaks vastu tulevatele sõitjatele silma. Ja kohe veel siit eest mainin ka ära, et praegu autol on all lamellrehvid, sellised uued. Omaniku sõnutsi on olemas ka suverehvid ja need saab autoga kaasa, aga praegu siis on auto all lamellrehvid. Autost endast ma käisin siit paar tiiru peale ja tegelikult siin on mingised pinmised kriipsud. Aga ma tõesti ei näinud mitte midagi, mis tasuks kindlasti ära märkimist, et selge on see, et autoga on sõidetud, ta ei ole uus, aga ta tõesti on nagu uus. Siit ma leidsin ka ühe kriimu. Andke mulle andeks, ma ei ole veel kõigega siin sõbraks saanud, nii katsume ta siit üles leida. Ja nüüd kaamera fokusseeris ära, siin on väike kriips. Ja kindlasti siit võib leida veel, aga üldiselt auto suhteliselt veatu väljast. Vähemasti minu silmale, et ma siin pingsalt üritan vaadata, et ega mul midagi kahe silma vahele ei jää, aga hetkel ei tundu küll. Veel oskan ära märkida taga, väidetavalt siis see on lisavalik varustuse nimekirjas olnud, et märgid on ära võetud, kuigi ma ühte i5 märki näen siin, aga eDrive 40 kuskil ei ütle. Ja mõtlen, siit väljast ei ole otseselt midagi väga informatiivset välja tuua. Siin on huvitav, autos on niisugune läbiv teema, et see number 5 on erinevates kohtades, nagu siit ette ruttavalt, siis näiteks number 5 on ka seal. Autol on panoraamkatus, siit väljast ei ole nii hästi paista. Veel oskan välja tuua, et on mingisugune tehase toon klaasidel, vähemasti nii palju, kui mina aru sain varustuse alusel. Ja ega väljas siit üldiselt ongi ring peal. Et video mõte on näidata auto üldist seisukorda, aga seisukord on väga hea ja siirdumegi siit kohe sisse. Ma ei tea, kui hästi videole kuulda jäi, aga esimene, ma ei teagi, kas see on erivarustus või see on kõikidel elektriautodel, ma eeldan kõikidel. Helid, mida see auto teeb, siis need on komposeeritud Hans Zimmeri poolt. Kõik filmihuvilised kindlasti teavad, kes on Hans Zimmer. Praegu avasin ukse ka, siis auto tervitas mind mingisuguse sellise heliga. Helisüsteem antud autol on Bowers & Wilkins, ma saan aru, et selle puhul on tegemist lisavarustusega. Sees kohe puitliistud. Ma selle täpse nimetuse, mis värv sellel on, jään vastuse võlgu. Kõik ei jäänud päris meelde, sest selle autol on päris palju varustust. Istmed on mäludega. Vanematel BMW-del olid mälude nupud istmete peal. Siin kindlasti sealt keskkonsoolist saab reguleerida seda. Istmed on mingisugune merino nahk. Värvide täpsed nimetused jään võlgu, aga kahetooniline. Soojendusega otse loomulikult lisaks ventilatsioonile. Vaatame siit vaikselt edasi. Siin keskel on
mingisugusest päris kristallist nupud, käiguvalits ja iDrive'i nupp ja siin on volüümi nupp. Need tegelikult sädelevad, kui siit otsida valgust, siis on seda näha. Nagu öeldud, autol on panoraamkatus, minu üks lemmikuid lisasid, et tõesti muudab auto seest valgemaks. Multimeedia, ma ei oska teile nüüd öelda, kas see on mingisugune erilisem multimeedia, kuna jah, tõesti natuke pean endale tuhka pähe raputama, ma ei ole täielik ekspert. BMW-dest tänaseks ma midagi tean, aga nende uuematega eriti kokku puutunud ei ole. Siin keskel on veel näiteks, saab telefoni laadida, telefoni laadimisalus. Kuskil on kaamera, ma ei tea, kas see on see kaamera, mis teeb sust selfisid, saad kuidagi kas BMW rakenduse kaudu või kuskilt saad teha endast pilti sõitmise ajal. Siis on meeleolu valgustus. Taaskord ma eeldan, et see on standard siiski tänasel päeval. Ja siin on kindlasti lugematu arv asju, mis mul meelest läks. Soojendusega rool näiteks tuleb veel kohe meelde, et selle ülevaate video ei olegi niisugune selline varustust ette lugeda, vaid rohkem auto seisukorda näidata. Ja vaatame siit kas või istme peale, eks, et siit ei ole õieti aru saada, et kasutatudki on väiksed nagu kortsud on sees. Mina isiklikult olen harjunud suurema läbisõiduga autodega rooli peal, võib-olla natuke näha siit ilmselt puhastamisega saaks puhtaks, aga muidu selline suhteliselt ikkagi veatu. Tegemist on siiski kasutatud autoga, see on üks niisugune kasutatud auto müügi tunnuslause. Vaatame siia taha. Taga siis on lisakardinad ja nagu ma ütlesin, siis ka tehase toon on klaasidel. Siis siit leiame jälle väikse Power St. Wilkins logo. Tagumised istmed on soojendustega, tagumised istmed vist ventileeritud ei olnud. Isofixid on olemas mõlemal pool. Siis praegu ma siin teile näidata ei saa, aga siin on tabloo, elektrooniline tabloo, kus siis saab sättida kliimat. Autol on 4-tsooniline kliima ja ilmselt istude soojendusi. Siis ma sain aru, et siin on ka tegemist mingisuguse lisapaketiga. Ma sain aru, et siia saab kuskile kas mingid riideid riputada või midagi sellist. Ja nagu te näete, siis istmete seljatugedes on USB-C laadijad. Veel tuli meelde käigu pealt, et sellel autol on siis comfort sisu. See on selline üsna traditsiooniline BMW nomenklatuur. Aga jah, nagu ma ütlesin, siis eesmärk ei ole varustust ette lugeda, vaid auto üldist seisukorda näidata ja taguiste siit ei olegi näha midagi, et siin kunagi istutud oleks, eks kui lapsetool näiteks on peal olnud, siis tekivad sellised üsna selgelt nähtavad jäljed istmele, aga siin ei ole nagu mitte midagi. Ja pagasiruum, ma tean, et kuidagi saab jalaviipega selle lahti, aga mina sellega hakkama ei saa, ma teen lihtsalt nupust. Ja siin pole ka eriti midagi näidata. Harjumatult sügav on. Samas jah, suurematel sedanautodel ta ongi selline, et ise sõidan universaalkeelega autoga, võib-olla sellepärast ütlen niimoodi, et harjumatult sügav. Ja nupust saad sulgeda ka. Kuidagi saab jalaviibutusega seda avada, aga ma ei saa hakkama sellega antud hetkel. Ja siin on ka kaamera ja igal pool on kaamerad, aga see üldiselt on vist iseenesest mõistetav tänapäevaste autode puhul. Näiteks siin peeglis on, et parkimisel on 360 kraadi vaade. Ja traditsioonide mõttes, eks ikka on mingid traditsioonid, teeme siis kapoti ka lahti. Hans Zimmer tervitab meid. Aga kapoti all näete täpselt nii palju. Siin on igasugused lisaasjad autole. Siit ma näen, et jahutusradiaator on ees, eks. Aga eeldatavasti moodulid, jumal teab, mis kõik on siin selle katte all.
mootor on tagateljes, nagu ma ütlesin, ja akud on auto all tagaistmete all ja nii-öelda käigukasti tunnelis. Kuna selle auto puhul on tegemist siis tavaseeria BMW põhjal ehitatud elektriautoga, siis ta nii-öelda kere insenerlahendus on nagu sissepõlemismootoriga autole, aga on see auto siis elektrimootoriga. Aga siit ma tõmbakski selle ülevaate koomale ja lähme teeme proovisõidu ka nagu alati ja istume siis autosse. Nii, ja olemegi jõudnud traditsioonilise proovisõidu osani. Ja mis ma oskan teile rääkida? Eks sellest saavad ilmselt kõik ise aru, et elektriautod on vaiksed. Lähme siit natukene välja. Ma pean nentima, ma juba natuke proovisin kiirendust. Tehasandmed on sellel masinal olid midagi sinna 5,7, 5,8 juurde. No, ütleme, et minu elus teine auto oli 2006 aasta Subaru Impreza VRX ja sellel oli umbes sama number. Aga ikkagi see kohene maksimaalne võimsus, mida on elektrimootoriga võimalik saavutada, et klõpsust kohe 100% võimsusest, mida sa sissepõlemismootoriga ei saa kuidagi, et see on ikka täiesti teistmoodi. Ma mõtlen, kui palju mul kogemust üldse elektriautodega on. Kunagi ammu, kui Elmo Rent Eestisse tuli, siis ma sõitsin selle IMU ja Leafiga. Ja see IMU-ks, eks kindlasti saab sellega ka linnas sõidetud. Aga see Leaf oli täiesti normaalne auto. Nagu sealt mingi elektriauto kogemus on all, aga see on juba natukene nii-öelda kiirema poolne auto, et sellega ma pole enne sõitnud. Paneme siit. Vist on tavavedrustus ikka, et selle autol vist ei ole õhkvedrustust, aga nagu te ei kuulnud, siis on see, et ega ta mingit kolinaid või mürinaid ei tee, et see on nii uus auto, see on kaugelt kõige uuem auto, millega ma üldse kunagi sõitnud olen. Siin ei saagi ilmselt väga veel midagi kulunud olla. Nagu ma ütlesin, läbi sõita hakkab 35 000 kilomeetrile lähenema. Mis mulle siit kruttida meeldib, on see, et tegelikult see mulle õudselt meeldib elektriautode juures, on see mootoriga pidurdamine automaatne, et sa saad panna selle režiimi peale ise ka sissepõlemismootoriga, olgu ta siis manuaal või automaat. Mulle ikkagi meeldib käiguga pidurdada, kasutada pidureid võimalik vähe ja selle autoga konkreetselt või elektrimootoriga siis ilmselt üldse kõigi elektrimootoriga autodega on võimalik sõita nii, et sa ei vajutagi piduripedaali, kui sa natukene arvestad ette. Sest kui ma siit nüüd pedaali lahti lasen, siis ta ikkagi, mina ütleks, et see minu enda sõidustiili võtmes on üsna tugev pidurdus juba see, mida ta pakub. Ja see on ka siis regeneratsiooniga, ehk siis kui ma lasen tal ise pidurdada, siis ta ju laeb akud niivõrd kuivõrd. Siin on üks küngas, sõidame üle. See oli muidugi nii vaikselt, ma vist ei ole kunagi nii aeglaselt sõitnud, sest praegu ta ongi selle pidurdamisrežiimi peal ja siis põhimõtteliselt saab ühe pedaaliga sõita. Mis ma veel oskan rääkida? Seest, mina ei ole kõige pädevam inimene kommenteerima eriti midagi, ma ei ole ju ometigi autodisainer. Mina olen natuke pikem inimene, siis mulle ikkagi jäi siia sisse istudes ka mulje natuke ka eelmine auto, millest ma video tegin, A45 AMG V176, ehk siis 2015 aasta selline väiksemapoolse Mercedes, et kuidagi ikkagi mina istun siia sisse ja vaateväli on natukene selline ahtakene,
aga noh, see on puhtalt minu isiklik kommentaar, et ometigi siit ju välja näeb väga hästi ja peeglid on head suured ja nähtavus on ju ometi okei. Et noh, lihtsalt tulenevalt minu pikkusest, noh, mulle nagu meeldiks, kui oleks esiklaasi pindala suurem, aga nagu ma ütlesin, siis mina ei ole autodisainer, et see on lihtsalt võib-olla minu enda probleem, et ma keskmisest natuke pikem olen. Tegelikult juba nii-öelda autole tiiru peale tehes ma vist mainisin, et Hans Zimmer on siia mingisugused helid disaininud. Ja siis ma sain aru, et kui sa vahetad režiimi, siis saab neid kuulata ka, aga ma ei oska. Ma vajutan siit mingeid nuppe kähku. My modes. Ega ma ei oska seda nuppugi vajutada, et tuleb välja. Home. Nii. Siit see radiot. Nii, My BMW. Ma olen vist otsapidi juba nii vana, et ma kohe käigu pealt intuitiivselt ei taipa ära, kus siit saab panna. Noh, vanadel BMW-del on nupp, mis siin on assisted driving. Ja vilgutas mulle tulesi millegi pärast. Okei. No, nii palju, kui ma aru sain, siis sellel autol on ka kõik automaatne peal, aga ma ei tahaks seda assisted drivingut, ma naudiks hea meelega seda sõitu. Ühesõnaga, ma ei saagi hakkama sellega. Andestage mulle, aga ma olen kaugelt liiga saamatu selle jaoks. Nii, no jah, kus ma siis nüüd siit, ma näen, et siin on Amazon Alexa ja igasugused valikud. Liiga palju valikuid. Nii, vehicle. Drive settings. Ei, see ei ole see. Ma ei tea, ei vabanda välja või vabandab, aga ma tõesti ei saa hakkama sellega. No, ma tahaks panna seda sportrežiimi, aga ühesõnaga sõidame niisama. Point, mis ma tegin, oli see siis, et sportrežiimil hakkavad kõlarid mingisugust heli mängima. Need helid on komposeeritud Hans Zimmeri poolt, kes on vähegi mõnda ühte või kahte suure eelarvelist filmi näinud, siis te ilmselt olete Hans Zimmeri kompositsiooni kuulnud ja erinevate režiimidega peaksid olema erinevad futuristlikud helid, aga noh, ma ei saa hakkama sellega. Aga paneme natuke gaasi ka. Ja just see kiirendus ise, mina kui autohuviline, mul endalgi on üks 5 sekundiga 100-ni minev sissepõlemismootoriga auto praegu siis nii-öelda minu omandis. Et see absoluutkiirendus ei ole selle antud konkreetse masina puhul mitte midagi nii ootamatut, aga just see kohesus tulles sissepõlemismootoriga auto pealt on ikkagi esimest korda, kui sa istud autosse, ma polnud tükk aega autot juhtinud ka, siis oli nagu ikkagi üllatav, et nimetame seda niimoodi. Lähme siit vasakule natukene veel. Vaatame, et me siit kellegi ette ei sõida. Midagi sisulist veel selle auto kohta. Ma ei tea, ma ei oskagi nagu öelda selles suhtes, et ilmselgelt nüüd me saime mingisuguse futuristliku heli siin. Internetis on selline nali kui Jetsonid, kes on seda multikat näinud, siis seal autod tegid sellist omapärast heli. Et siis tehakse nalja, et see Jetsonite heli pannakse elektriautodele taustaks. Vaatame ka Tabasalu kaardirajal täna kedagi ei sõida. Ei sõida, vähemasti hetkel. Aga vaikselt siit, sealt saame veel maanteekiiruse kätte. Eestis siis üldiselt kaherealistel, kahe erineva sõidusuunaga teedel on asulavälistel teedel üldiselt. Kui ei ole kiiruse piirangut, on maksimaalne lubatud kiirus 90 km tunnis, et siin me saame selle kohe saavutada. Laseme siis natuke hoogu maha ka. Kuna meil on lamell refid all, ma ei võta mingid veoju kontrolle või asju, ma ega ta siis kaapima ei hakka nii või naa.
teeme siis ühe stardi ka. Jah, no ma ütlen, mul on natukene nohu ka, siis ikkagi tunned, et aju sõidab kolju sees tahapoole. Aga samas jah, midagi sellist ootamatut ei ole. Okei. Isegi kui panna siit nupust igasugused sõiduabid kinni, siis saab temaga vist sõita päris nagu tavalise autoga. Et muidu just hetk tagasi oli mingisugune reahoidmisabi hakkas piiksuma, aga praegu nagu seda ei olnud. Vabandust. Mul on väike külmetus ja siis ei suutnud enam tagasi hoida. Aga ma ei oskagi siin rohkem midagi välja tuua, et nagu ikka, oma silm on kuningas, kes siiamaani jõudsid ja on ka ostuhuvilised, siis palun väga, auto on valmis ülevaatamiseks ja proovimiseks. Mina omalt poolt siis, kui videoautor, ütlen jah, aitäh neile, kui keegi siiamaani jõudis, siis tõesti suur tänu, et vaatasite, aga ka kõigile teistele, te seda muidugi ei näe, aga kes ka varem kinni panid, et aitäh kõigile, kes vaatasid ja siit oleks nagu minu poolt kõik, et loodetavasti kohtume järgmistes videotes. Peace, ma ei tea, mis eestikeelne vastu oleks. Rahu ja õnn kõigile siin maa peal. Aga jah, siit läheb video kinni. Head päeva jätku kõigile.